Memento mori ehk pea meeles, et ühel hetkel sa sured, on üks stoitsismi kõige võimsamaid tööriistu. Seda ei tohiks tõlgendada sünge või morbiidsena, vaid võtta kui meeldetuletust meie elu kaduvusest. See mõte aitab meil ümber kujundada enda väärtushinnanguid. See aitab meil teha paremaid otsuseid ja elamisest rohkem rõõmu tunda, kuni see veel kestab. Kui sa teadvustad, et sinu aeg on piiratud, ei raiska sa seda tühistele asjadele ega muretse teiste inimeste arvamuste pärast. Ja sa ei lükka olulisi asju igavesti edasi. Surm ei tee vahet staatusel, pangakonto suurusel, kuulsusel ega välimusel. See teadmine aitab vabaneda ego piiridest ning igasugusest vajadusest teistele muljet avaldada. Kui me teadvustame, et lõppude lõpuks on iga inimese saatus üks ja seesama, kaob hirm teiste inimeste arvamuste ees. See annab julguse olla siiras ja elada omaenese, mitte kellegi teise ootuste järgi. Inimesed käituvad, justkui oleks neil varuks veel lõputu arv homseid päevi, mis paneb neid edasi lükkama kõike tõeliselt tähtsat. Nad hoiavad end tagasi ja ütlevad endale, et teevad seda siis, kui ... Aeg on ainus ressurss, mida mitte keegi meist ei saa endale juurde osta. Meil ei ole seda lõputult ja mitte keegi meist ei saa päriselt teada, kui palju aega meil veel järel on. Asjad on ilusad ja väärtuslikud just sellepärast, et need ei kesta igavesti. Teadmine, et kõik, mida sa koged, sinu tervis, sinu lähedased inimesed, sinu noorusaeg ning isegi praegune hetk on mööduv. Muudab need hetked lihtsalt hindamatuks. Küsi endalt, kui ma teaksin, et mul on järele jäänud veel
üksnes üks aasta elada või üks kuu elada või isegi üks päev elada. Kas ma teeksin ikka seda, mida ma praegu teen? Surm, see on halastamatu. Pea seda meeles.